terve kohaloleku kontrolli. Nüüd on kohaloleku kontrolli. Tere kõigile veel kord ja meid osaleb täna 20 ja läheme kõigepealt edasi teadustega. Ja meil on ka aprillis sünnipäevalaps ja selleks on Andrei Ojamäe. Ja veel on teateid. Esiteks, abivallavanem Arvo Aller esitas 05.04.2023 tagasiastumisavalduse valitsuse liikme kohalt alates 10.04.2023 seoses tema nimetamisega Riigikogu liikmeks. Ja teine teade, Arvo Aller esitas avalduse oma volikogu liikme volituste taastamiseks alates 10.04.2023 ning samas avalduses soovis oma volikogu liikme volitused peatada kuni 10.10.2023. Jõhvi valla valimiskomisjoni 14.04.2023 otsusega number 47 taastati ning seejärel peatati Arvo Alleri volitused kuni 10.10.2023. Asendusliikmena Jõhvi vallavolikogus jätkab Tarmo Anton. Nii. Ja nagu te juba aru saite, tänane erakorraline volikogu on põhjustatud Riigikogu valimistest ning nende mõjust Jõhvile ja päevakorra projekt koosneb 2 punktist. Kas on ettepanekuid päevakorra osas? Ei näe. Siis palun hääletada, kes on päevakorra heakskiitmise poolt. Kõik on hääletanud. Kohe tule tulemuse. Poolt 20, vastu erapooletuid ei ole. Päevakord heaks kiidetud. Ja nagu ikka on praegu võimalus ka avaldusteks. Ei näe. Ja siis asume esimese päevakorrapunkti juurde. Ma näen, et Maris on juba valmis. Lugupeetud volikogu liikmed, volikogu esimees, nii nagu te kuulsite, oleme siis täna siin põhjusel, et abivallavanem Arvo Aller astus tagasi seoses tema
teenistussuhte lõppemisega ja asudes siis Riigikogu liikmeks. Seoses sellega on mul 2 ettepanekut ja 2 punkti. Esimene nendest on valitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine ning vallavalitsuse palgaliste liikmete ametisse nimetamine ja valitsuse liikmete kinnitamine, muutmine ja valitsuse liikme kohustusest vabastamine. Ja teine punkt on valitsuse liikmete töötasude hüvitiste määramine, muutmine. Ettepanekuna teen siis esimese punktina selle, et sooviks nimetada abivallavanemateks Aavo Kiire ja Ingrid Spitsi ning kinnitada valitsuse liikmeteks sellised valitsuse liikmed Sergei Andreev ja Mesurmet Isereva. Ja teine punkt oleks siis määrata ka töötasu abivallavanemale, milleks on siis 3200 eurot kuus, nii nagu oli ka eelmisel abivallavanemal. Ma olen kärsitu. Ära nii kärsitu ole. Meie ei ole nii toimekad. Nii. Läheme ükshaaval. Nii. Ja nüüd on võimalus... Rääkisin kõik ära minu poolt, jah, palun. Küsimusteks. Palun. Soovite minuga tutvuda või? Ma mõtlesin minuga... Sa mõtled praegu Aavo Kiirt? Oled valmis tutvustama ennast? Nii. Nii. Aga aitäh, Aavo. Nii. Aitäh ja ma saan aru, nüüd on küsimus Marisele.
ma arvan, et küsimus on praegu selge. Põhimõtteliselt natuke läks juba järgmise istungi peale ka. Ja ma just tahtsin nagu kommenteerida, et kõigepealt see ma ei saanud küsimusest aru ja võib-olla lihtsalt kommentaariks, et see ei puuduta tänaseid eelnõusid. Punkt 1. Punkt 2. Mul on siiralt hea meel, et Keskerakonnal on lõpuks fraktsioon. Tõsiselt hea meel. Et te saate eesseisuses osaleda. Te alustasite sellega, et mainisite, et teil on fraktsioon. Mul väga hea meel, et teil fraktsioon on, et te saate osaleda eesseisuses ja olla rohkem asjadega kursis, sest komisjoni töödes lugupeetud volikogu liige ei osale. Aga jah, et ma arvan, et tänaseid eelnõusid teie küsimusi puuduta, nii et ma ei saanud, aga proovime veel kord, et missugune on küsimus. Kas on küsimus on esitatud, kas ma teen töökohti? Ma vastan ei. Kui on selline küsimus, siis on vastus ei. Praegu on natuke teine formaat. Täpselt. Küsimus, vastus. Tulge, osalege komisjonide töödes. Väga hea meel, et te saate eesseisus osaleda, et me saame nüüd rääkida Kas kõik on volikogu? Kõik vist on volikogu. Teeme nii, et vaidlusse praegu ei asu. Põhimõtteliselt on. Aga põhimõtteliselt meil on teine vorm ka veel, mis on arupärimine, sa oled seda ka kasutanud. Püüame nüüd jääda rahulikuks. Nii. Lugupeetud volikogu liikmed, rahuneme praegu. Ka majandusministril ei ole mingit majandushariduse kohustust. Nii. Palun. Nii. Lugupeetud volikogu. Rahuneme praegu, istume ja püüame edasi minna. Ma lihtsalt kordan, et ka ministril ei ole, ka majandusministril ei ole majandushariduse ülesannet kohustust. Nii. Nii, aga püüame ilma kommentaarideta. Nii, aga kas on veel küsimusi? Mul lihtsalt repliik, et ära sina ka repliikida. On küll. Lähme rahulikult. Lihtsalt tuleb nagu austada seda ruumi, kus te viibite, punkt 1. Ja punkt 2, jätke igasugused isiklikud kommentaarid endale, sest muidu jääb see viimaseks korraks. Nii, aga kas püüame praegu kõik osapooled vältida nagu isiklik kommentaari, aga nüüd on võimalus veel küsida, kui keegi soovib. Kui nii? Ma tuletan teile meelde, et meil ei ole kusagil kirjas, et peab olema kindlasti erialane kõrgharidus. Ja ma tuletan sulle ka meelde, et sa sellist küsimust esitasid, aga ka siis, kui sind ennast valiti, sa olid aastaid. Kas sul oli vastav erialane haridus? Juuraharidus ei asenda seda haridust, millega sina tegelesid, kui nii võtta. Ja ometi keegi sulle sellist etteheidet ei öelnud. Ei peab olema, ei pea olema. Aga see, mis puudutab neid täiendavaid kohti, meil pole eelnõu liidu, aga seda eelnõu ei ole ütleme nii, pole arutanud isegi eesseisu. Et seda ma sulle ütlen. Ja lisaks sellele, Paul. Eelarve komisjoni protokolli. Kuna see ei olnud küsimus, see oli repliik, siis ei ole praegu. Sa võid repliigi võtta, aga noh. Nii. Aga aitäh, ka see oli praegu repliik. Nii, püüame rahuneda. Ka see on praegu repliik. Repliigid, Paul, repliigid ei kuulu vastamisele, vaid ongi repliigid. Kas on soovi veel repliikideks? Kui ei ole, siis lähme hääletuse juurde.
kes on antud eelnõu heakskiitmise poolt? Nii, hääletus on lõppenud. Poolt 16, vastu 2. 7 tuli juurde. Poolt 17, vastu 2, erapooletuid 1. Heaks kiidetud. Ja jäänud on veel üks päevakorrapunkt. Ja Maris tuleb ikka veel tulla. Üks päevakorrapunkt on veel. Nüüd on valitsuse liikmete töötasude ja hüvitiste määramine, muutmine. Jah. Nii. Ma ei öelnud enne või? Okei, ma võin korrata. Ja. Ehk siis ettepanek määrata siis abivallavanema töötasuks 3200 eurot, mis oli siis ka eelneval abivallavanemal. Ja selgitus on teil ka seal välja ja põhjendus toodud, et vastavalt siis sellest uuest ametipositsioonist lähtuvalt tuleb talle määrata siis selline töötasu, mis on siis sarnane ametist lahkuna abivallavanema palgaga. Ehk siis ettepanek 3200 eurot kuus. Nii, aitäh. Aitäh. Kas nüüd on küsimusi? Aitäh ettekandjale. Ja palun hääletada, kes on eelnõu heakskiitmise poolt. Ja. Nii. Hääletus on lõppenud. Poolt 17, 3 vastu. Sellega on eelnõu heaks kiidetud. Ja tänane päevakord ongi läbi ja volikogu istung lõppenud ning järgmine korraline volikogu toimub 27. aprillil, neljapäevasel päeval kell 17:00. Aitäh!